Siin oli siis väike hommikune vormitšekk, mis te just nägite. Oleme siin üks nädal on jäänud võistlusteni ja praegu siin kell 7 hommikul liigun poodi, et osta French Toasti jaoks kraami ja värki. Ta laupäev küll. Ja miks ma nii vara jälle üleval olen? Sellepärast, et und ei ole. Ja eile oli siis esimest korda, kui ma süsivesikut sain normaalses koguses. Ja täna oli võrreldavalt parem küll uni, aga ikkagist. Mis väga, üks suur häiriv tegur ma vaan vist tähele pannud on see, et üks lind sirtsutab ja see sirtsutab kogu öö hommikust õhtuni. 24/7 sirtsutab ja minu arust see lihtsalt kõlab, kui mu kõrvades nii kõvasti. Täna ma siis lõpuks panin need kõrvaklapid, panin kõrva, et nagu heli summutada. Ja see vist isegi aitas veits kaasa, nii et nüüd leidsin jälle ühe lisategurid, kuidas paremini magada. Mis siis täna plaanis? Eks trenni siis ja nagu ikka, et siis käib Jumbos, vaja peaks uued ketsid ostma ja sokke, boksereid ja kummilinta vaja osta, et teha pumpa backstage'is ja mingeid asju oli veel. Ma söömisega teid täna siis kurssi viises, seda ma olen viimased 2 päeva teinud, et täna siis lihtsalt nipet-näpet, mis toimub ja kus ennast tunne on ja kas olen valmis ja pärast trenni vormitšekk ja nii edasi. Tänavad on jube tühjad, keegi kõnni, keegi sõida ära, inimesed mõistab magada. Ma mõistas ka hea meelega, aga mu keha ei mõista. Sai hommikusöögi söödud siis ja kell mingi 9:30 nüüd, Jumps avatakse kell 10. Mõtlesin, ma käin enne Jumbos ära, enne trenni siis. Lähen ostan mingid asjad ära, mis mul vaja oli ja siis lähen sealt trenni. 1 miil on sees, French Toast. Sellest peaks veel jätkuma paariks tunniks. Ja vaatame siis, mis me sealt Jumpsist leiame. Uus leebat! Ega ma neid tosse käinud siin kui palju otsimas. Ega ei ole mitte midagi, lihtsalt kõige tavalised klassikalised Nike'id on ainukesed normidest, mida osta. Muud ei ole midagi huvitavat. No valget värvi tahaks ka veel vaata. Neid filasid ei osta ju, aga jah, vaatab staadiumi, seal oli need valged Nike'id, mis mulle meeldisid, et kas need on veel alles. Siin on need filad. Kuhu sa lähed sellistega, ütle mulle? Air Maxis ka ei osta ju. Ei kannata, noh. Sellest saab juba 2. Tegi mul Air Max olnud mitu paari. Ma ei tea, ei keri nii väga. Mõtlesin nendest rohkemat, kui nad on. Ootus veel kõrgemal. Stadium oli veel kinni. New Yorker oli juba 9 lahti, mõttes käin New Yorkeris saab sokku tavat 7 paari. Enne oli minust 3 eurot ja nüüd oli 5 eurot, hinnad tõusnud vist. Aga noh, tavalist poest ostate 2 paari saad võib-olla 7 eurist, kui hea seegi. Ja leidsin mingid aluspesu ka ja kusjuures siis leidsin ühe kaelaketi. Mingi on vetsus ja siis peaks stadium ka lahti olema, et vaatab nüüd ketsid üle, kas saab midagi ise. Neid ketsi ei olnud enam stadiumis, seda suurust vähemalt. Need on teises kesklinnas, stadiumis on praegu kesklinna küll viitsi minna. Ja kummi seda, vastu paine kummi treenimise jaoks, ühesõnaga pumpa teha backstage'is. See oli ka see mingi ulme kirves, mingi 30 järgi vaatasin, et Dokmanis peaks just odavalt olema, ma käin Dokmanist läbi. Ja siis põrutab trenni ära. Sain siis Dokmanis selle kumminauha, millega siis treenida. Ja tossa ikka oli, kes niksiks sellis ka polnud, ega siis ei olegi midagi siin. Jõudis omadega saali siis lõpuks ja täna treenib rinda, õlga ja bitsepsit. Ma olen veits kavaga nüüd muutunud, nüüd mul on 3. split ja koormust on ka palju vähem. Et teen vähem harjutusi ja vähem raskusi ja kordusi vähem ei tee. Et püsiks vastased viimased nädalad.
olen siis trennis kardiot tegema jäänud ja massaažid oli ka mitte siuke ebamugav olo on. Mida kuivamaks saan, seda rohkem tõmbab kehaga äreville. Siuke paskolek on peale siuke nagu pinges. Ühesõnaga ruttu koju sööma ja siis üritab relaxation moodi sisse saada ja siis pärast ehk kodus siis teeb ratast kardioks. Mul endale paistab kuskil vormi järgi, et mingi näen nagu umbes 3 weeks out vaata, kuigi ma olen üks nädal on jäänud. Et mis teie arvate? Pange kommentitesse alla. Ma tean, kas ma juba rääkisin sellest eelmises videos või rääkinud, aga lõpuks sain oma hingamisega kontrolli alla. See, mis mul oli õhku saanud kätte. Nüüd 2 nädalat läks aega peal tööd. Ja üleüldse nagu chillist võtmisega, et lõpuks see hingamisraskus kadus vähemalt ära. Energia levelid siin vahepeal olid nagu alla igasugust arvestust. Siin kui ma selle low carbsi tegin, ma olin lihtsalt nii kuitlis päev lõb lihtsalt. Mõtled terve päev lihtsalt keskendus sellele, et survive'ida, et ellu jääda lihtsalt nii läbi. Ja nüüd eile oligi süsivesiku päev, siis lõpuks on veits nagu energiat tulnud nagu mingigi elu sees vaata. Ja nüüd ma jätan suht nagu süsivesikut sisse ja võib-olla veits tõmban, sest ma tahaks vaatan, kui vesisemaks tõmbab, üritan jälle tõmba natuke madalamaks, aga kui tõmba, siis kord hoian jällegi mingi 300 kanti, ütleme, süsivesikut. Cheat meal'e. Nüüd ma olen siis ühe cheat meal'i teinud vist umbes 1,5 kuu jooksu. See oli ka kas 3 nädalat tagasi. Ja rohkem cheat meal'e ei ole olnud, et täitsa strict. Et olen nüüd saanud täitsa järje peale, et ei ole ilma cheat meal'idega jätta kandnud, sellepärast et cheat meal'id ikkagist viivad rivist välja. Cheat'id liiga palju ja siis liiga Ameerika mäed. Low carb, high carb, sellest piisab. Vahepeal French toast'i teeb, siis olekski nagu cheat day iga päev, eks ole. Rist on nõus. Aga mõtlengi, mis ma rohkem jorutan, enam-vähem ma räägida, mis toimunud on ja vormitšekid tehtud ja Viigist ma räägin siis järgmises videos, ma mingi 2-3 päeva pärast teen, et mis ma siis muutsin ja kuidas ma seda approachin. Ega midagi ulmelist ei tule. Ja täna, mis mul rohkem plaanis on, ma ei teagi, võib-olla õhtul läheb kinno, muud midagi, sööki ja tiks kodus, võib-olla hakkad videot monteerima vaikselt. Selleks korraks siis olekski kõik, tõmbame otsad koomale ja näeme järgmises videos. Tšau!